Candace räägib nüüd sellest, kuidas ta Erikaga kohtus ja nagu võite ette kujutada, siis arvan, et Candace'i elu tunnuslaul on nüüd, kui madalale saab veel langeda. Kui madalale saab veel langeda. Sest see naine, see lehma moodi ettekääne naiseks olemiseks teeb endiselt Erikale kõige vastikumaid ja jälgimaid asju lihtsalt selleks, et rohkem klikke saada. Ja mina isiklikult ei kavatse seda taluda. Lähme kõigi detailide juurde. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti vajuta tellimisnuppu, pane sellele videole like, et seda kellegagi jagada ja levitada sõnumit, et selline käitumine ei ole enam vastuvõetav. Ma mäletan, kui kohtusin Erikaga Del Friscos. Ja kas Charlie tutvustas teid? Kas see oli alati Charlie? Ta tahtis, et ma tuleksin temaga kohtuma. Ma olin põnevil, et teda kohata, sest ta pööras talle tähelepanu. Ja mida ma selle all mõtlen on see, et austusest nende abielu vastu, ma ei hakka liiga palju üksikasjadesse laskuma selle kohta, austusest nende abielu vastu. Ma ei hakka liiga palju üksikasjadesse laskuma. Me juba teame, et see lits ei kavatse mingit abielu austada, ei kavatse Charlie mälestust austada ega Erika Cooki austada. Ja see oli täielikult ette planeeritud, et rohkem inimesi temast räägiks. Aeg enne, kui ta temaga kohtus, see ei ole abielu suhtes solvav. On ju selge, et inimesed on varemgi proovinud kellegagi kohtamas käia ja tema üritas kohtamas käia selle tüdrukuga, kellest ta oli täiesti vaimustuses. Põhimõtteliselt iga kord, kui see teine tüdruk talle kirjutas, siis mina vastasin talle. Ma pidin põhimõtteliselt terve aasta lesbiline olema. Ma mõtlen, me teame, et sa oled natuke lesbiline, Candace Owens, aga ta ütleb, et ei, see ei puuduta tegelikult abielu, sest see oli enne. Oli see tüdruk, kellest Charlie oli täiesti vaimustuses. Ma ei tea, kui paljud teist on suhtes, aga enamik meist ei armasta seda tunnet, kui teame, et inimene, keda armastame, oli enne armunud kellessegi teise. Kas see on tõsi? Kas see ei ole tõsi? Kas meil on aimu? Kas me hoolime? Ei, aga vaadake, kuidas Candace teeb endast loo keskme. Charlie on armunud sellesse teise tüdrukusse ja ka Erikasse ja mina pidin olema see, kes nendele sõnumitele vastas. Ma astusin suhtesse, sest olin tegelikult see päris OG. Mina olen selles loos see tõeline sõber. Ma tean kõiki detaile, mina olen ainus, kes tegelikult loeb. Ja Erika Cook, ma mõtlen, keda tema üldse huvitab. Tõde on see, et Charlie tahtis seda tüdrukut. Ma ei tea, kas see pani Candace'i end paremini tundma, sest me teame, et Candace tahtis Charlie't. See on praeguseks kõigile ümne. Et ta oli lihtsalt uskumatult kade, et ta valis kõige ilusama Erika tema asemel. Aga see on juba teine lugu. Ma näen, et Chase lihtsalt käitub nagu, mis ta nimi oligi, ma olen nagu mingil hetkel see ise talle kirjutama ja ta oli temast lihtsalt täiesti vaimustuses. Kui ma nüüd neid sõnumeid loen selle tüdrukult, kellest sai hiljem üks mu parimaid sõpru ja kes oli mu pulmas, sest ma tundsin, et ma nagu kogu aeg ajasin teda taga. Sa tead küll. Ja hakkame siis arvama. Nüüd hakkavad inimesed kindlasti jahti pidama, olen kindel. Et Candace on igale poole vihjeid jätnud, et inimesed saaksid aru, keda Charlie tegelikult armastas. See polnud Erika, lihtsalt väga muuseas. Jah, ta on üks mu parimaid sõpru. Jah, ta oli mu pulmas. Just piisavalt selleks, et tema jüngrid saaksid selle tüdruku kohta kära tegema hakata. Ei, sest tegelikult mulle ta väga meeldis see tüdruk, keda ta taga ajas ja ma teadsin, et ta laseb tal lõpuks ikkagi südame murda, sest oli väga selge, et ta ei olnud temast huvitatud ja Charlie oli sellepärast südamest murtud. Siis Tyler Boyer korraldab midagi sellist, et mul on sulle keegi, kellega kohtuda. Ja ta tuleb ning ütleb, et ta on natuke vanem ja alguses oli ta nagu, ma lihtsalt kasutan teda, et proovida kedagi armukadedaks teha või midagi sellist. Sest vaata, kui kiiresti ta suutis Erika kohta lihtsalt halvasti rääkida. Ta on natuke vanem, mis tähendab, et ta on vähem väärtuslik. Olgu, me teame, et Erika on vanem kui Charlie, ebaoluline detail. Ja Charlie vastus oli umbes selline. Jah, ma lihtsalt kasutan seda eite, et panna see teine tüdruk armukadedaks. Just nii paneb Candace selle kõlama. Nagu kogu Erika ja Charlie suhe, nende armastuslugu. Ei, see pole päris. See oli lihtsalt välja mõeldud. Ilmselgelt olin mina selle keskpunktis. Ja Tyler, kes on manipuleeriv tüüp, on selle kõige keskmes. Ja ta lihtsalt viskab kõiki neid detaile välja nii muuseas. Nagu ma lihtsalt räägin ühte lugu, aga need kõik alandavad Erikat. Ärgu olgu kahtlust. See oli nagu esimene kohting või midagi sellist ja siis ta oli natuke järjekindlam ja ajas talle seda vaga juttu ja tema need sõnumid ja ma lihtsalt vaatan meie sõnumeid läbi. Nagu vaata, võib-olla see on see, mida Jumal tahtis mulle anda. Ja ta oli nagu sellesse sisse mässitud, tead küll. Ta oli nagu konksu otsas. Ta tuli oma nõiakunstiga ja kasutas Jumala teemat ära, mis me kõik teame, oli Charlie nõrkus, sest ta hoolis Jumalast nii väga. Nii et võib-olla see oligi Jumala sõnum. See pole tegelikult see, mida ma tahan. Ma ei tea tegelikult, kas ma armastan Erikat, aga tead, see teine tüdruk ei sobi mulle. Nii et võib-olla kuna Jumal on seotud, peaksin ma seda tegema. Ta paneb selle kõlama nii, olgu see väga, väga, väga selge.
ta läks selle õnge, sest Charlie on pristlane. Ja kui ma läksin temaga kohtuma, siis minu esimene instinkt naisena oli, et ta on minust vanem. Ja ma mõtlesin, et see on kuidagi imelik, et ta oleks huvitatud Charlie'st, sest Charlie on nendes asjades üsna noor, ta on täielik geenius. Tal on nii palju potentsiaali, aga ta on nendes asjades noor. Ta on nendes asjades noor, ta on täielik geenius, aga ta on nendes asjades noor ja tema on minust vanem, väike torge, vaikne torge. Miks peaks Charlie valima kellegi, kes on minust vanem, kui ta võiks saada kellegi nii noore, imelise ja ilusa nagu mina? See on uskumatu. Ta oli kogenematu ja ta on olnud väga avameelne selle suhtes, et ta oli neitsi, kui ta abiellus. Nii et ma ei tunne, et ma siin liiga palju jagaksin ja olgu öeldud, et ma sain parimaks sõbraks selle tüdrukuga, keda ta taga ajas. Ta on lõbus, tead. Ma lihtsalt mitte midagi, ei olnud midagi, lihtsalt see, mida kõik praegu näevad, lihtsalt nagu okei. Aga mind ei huvitanud ja ma toetasin, ma olin nagu lase käia. Õige, iga sõnum näitab seda, aga sina ei olnud kunagi. Temaga sõber. Erikuga, ei, sest lihtsalt oli midagi sellist. Ma ei tea, ma ei oska seletada. Kas sa oled kunagi mõelnud, et võib-olla Erika ei tahtnud olla Candace'iga sõber, sest ta teadis, et see tüdruk oli Charlie peale kade? Kas sa valiksid alati parimaks sõbrannaks tüdruku, kes ilmselgelt tahab sinu meest? Kas see oleks sinu esimene valik, aga ta ise tahtis nii? Kas sa oled kunagi mõelnud, et ta tahtis sind eemale? Tagantjärele on kõik selge. Tõenäoliselt oli tal aimdus tema surmast. Erika tuli tema ellu. Nad käisid vaikselt kohtamas. Mina kohtun Georgiga, armun üle peakaela, abiellun, kihlume 18 päeva hiljem. Leiab kõige valgemat poissi, kes jäljendab Charliet, mõistes, et Erika saab tegelikult Charlie endale ja tema ei saa teda kunagi. Nii et otsustab lihtsalt kiiresti kellegi teisega lohutust otsida. Ma mõtlen, miski ei karju rohkem lohutussuhet kui kihlus 18 päeva hiljem. Mitte miski ei karju rohkem lohutussuhet. Ja ma lihtsalt kerin 2018. aastat uuesti läbi oma peas kogu aeg. Ja siis 2019. aastal hakkasin äkki mõistma, et mingid jõud on mängus. Midagi lihtsalt juhtub tema elus. Hall on PR-agent Stacey Sheridan ja ma mõtlen, et need inimesed on imelikud, aga ma ei arvanud kunagi, et see on Erika, sest ma lihtsalt arvasin, et see on... Ma ei uurinud teda isegi. Nagu see on lihtsalt tüdruksõber ja tore, et tal on tüdruksõber ja ta saab tead kogemusi. Ta on usaldusväärne ja õnnelik. Jah, nagu mina... Ja, õnnelik, jah. Jah, ma lihtsalt elasin talle kaasa. Nii et. Nii toetadki kedagi. Kuulge, las ma õpetan teile väikese õppetunni, kuidas inimesi toetada. Sa ei tee seda, minnes nende naiste kallale. Kiire õppetund. Aga me teame, et Candace Owens on valetav, manipuleeriv lits, eks ole? Nii et see on lihtsalt järjekordne asi, mille osas ta on meelt muutnud. See Laura Loomer postitas. Kas mäletate, kui Candace Owens nimetas Hunter Bidenit alla käinud narkomaaniks, kes peaks vanglas olema? Kõik palun võtke iga päev 5 minutit, et seda artiklit lugeda. Hunter Biden on alla käinud inimene, kes peaks vanglas olema. Ja meie seniilne juht peaks vastutama selle eest, miks ta valetas ja ütles, et see sülearvuti oli Vene desinformatsioon, rämps perekond. Nii et ta postitas selle paar aastat tagasi. Ja nüüd on ta jälle meelt muutmas ning intervjueerib Hunter Bidenit. Sest ausus pole kunagi olnud Candace Owensi mängunimi. Nii et FBI valduses on olnud Hunter Bideni sülearvuti, mis väidetavalt sisaldab palju häirivat materjali. Sul on juurdepääs sellele tegelikule kaina. Sülearvutile. Vandekohus leidis, et Hunter Biden on süüdi 3 raskes relvakuriteos. Ma ütlesin, et austan vandekohtu otsust. Ma teen seda. Ja ma ei anna talle armu. Ups, ta valetas. Ta andis armu narkomaanile. Hunter Biden. Tere tulemast Candace Owensi saatesse. Olen kuulnud, et oled mind mitu korda narkomaaniks kutsunud. Ja tõde on see, et ma olengi olnud narkomaan. See nii nimetatud sülearvuti. Muide, tead, mida see sülearvuti tõestas? Et sa olid narkomaan. Just nii. Mu abielu lagunes ja see käivitas väga tumeda tsükli. Mu vend helistas mulle ja ütles, et see peab lõppema. Ja see sundis mind valikut tegema. Ja valik oli, kas ma tõusen voodist üles ja elan või suren. DC on korrumpeerunud, poliitika on korrumpeerunud. Aga midagi on muutunud. Tennis. See pole vasak ega parem. DC eliit vasakpoolsete seas. Nad hävitasid mu isa, sest ta polnud kunagi selle klubi liige. Ta polnud kunagi Epsteini ringkonna osa. Tead, ühte asja ta ei teinud. Ta ei andnud rohelist tuld, et muuta Gaza Trumpi golfiväljakuks. Seal see on. Nad suutsid kuidagi selle Iisraeliga seostada. Vaata.
ta suudab alati kuidagi teha nii, et see käib kas Erika Cooki või Iisraeli kohta, ükskõik kuidas see ka ei pöörduks, sest see ongi see, mida ta teeb. Kas keegi tahab vaadata? Kus peategelaseks on Jared Kushner, sõda Iraanis, mille nad alustasid, et iga eelmist presidenti survestasid iisraellased. Jumal. Näed, see jõuab alati tagasi sellest sama igava jutupunktini. Sa arvaksid, et nad muutuksid selleks hetkeks huvitavamaks, aga neil pole millestki muust rääkida peale selle, et näidata, et Ben Shapirol oli õigus. Tõestada kõigi nende inimeste õigusteks, et see vasakpoolne asi on tõde. Candace Owens, Tucker Carlson, nad kõik liiguvad lihtsalt vasakule. Nad lihtsalt liiguvad vasakule ja teesklevad, et nad on endiselt parempoolsed, aga tegelikult on nad juba vasakule liikunud. Ja nad on selle kõige juures, et ei, me tõesti oleme vabaduse eest võitlejad. Aga kas sa tõesti tahad, et need inimesed sinu eest võitleksid? Sellel hetkel ma ei tea, ma hoiaksin eemale. Igatahes aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.